Unistades suvest kullasest sulen silmad maa. Kõlab õuelööbikute laul, mis nii uinutab. Kuulen, kuidas süda No tšau, Raagatalu! Oleme nüüdseks terve aasta sinuga veetnud ja ausalt öeldes ei olegi otsa käärt kõigel heal, mis selle ajale tagasi vaadates rääkida on. Siiani ei möödu päevagi, mil ma ei mõtleks sellele, kui väga meil vedas, et sina meie pere esimeseks päris oma ja loodetavasti viimasekski koduks said. Naljakal kombel tundub lausa ebaaus, et just meil niimoodi veab, sest ega me ainsad polnud, kes siia oma pesa punuma tahtsid hakata. Taluost toimus nii äkki ja hoopis teistmoodi, kui ette kujutasime. Kuid siia jõudes saime aru, et kogu see meeleheide oma kodu otsimisest viis meid ootamatult täpselt sinna, kuhu pidime jõudma. Elu kinkis meile kodu, mis on veel imelisem, kui oleksime osanud loota. Kodu, mis ei ole lihtsalt maja ja õu, vaid miski, millel on hing ja oma iseloom. See vana talu on meie pesa, meie lemmikpaik, meie lemmiktunne, meie oma väike paradiis, isiklik pisike universum, kus on tõesti tunne, et aeg liigub oma tempos, tuul puhuks nagu lauldes ja isegi lilled nagu naerataks murul sulle vastu. Siin on maagia, millest oleme lausa sõltuvuses. Oleme ära võlutud ja täielikult armunud oma kodusse ja see on nii lahe tunne. No tšau, ma mõtlesin, et enne kui me majja sisse jalutuskäigule läheme, peatun siin hetkeks ja tuletan meelde, et kes me oleme ja mis me siin teeme. Kuigi nimed ei ole väga olulised, põhimõtteliselt olen mina lihtsalt kesaemps, aga siiski minu nimi on Helen, minuga elab nüüdseks juba aasta aega siin talus minu abikaasa Asso, minu 2-aastane tütar Leen ja praeguseks 1-kuune tütar Mooni. Ja loomulikult ka meie 2 koera, Edi ja Olli ja meil on kass Coca-Cola. Nagu ma ütlesin, siis oleme siin nüüdseks maikuuks 2023 elanud 1 aasta, seega tere tulemast väga pidulikule sündmusele ehk justkui meie aastapäevale. Et talu ostsime siis 5. mail 2022 ja kolisime ka samal päeval sisse, sest talu oli elamiskõlbulik. Ning
kuu aega varem, 5. aprillil 2022 ei olnud meil aimugi, et see koht eksisteerib ja kusjuures sellel päeval ei olnud meil veel aimugi, et me mitte ei ehita Nelijärvele maja, vaid ostame valmis maja enda jaoks täiesti mõnes mõttes tundmatusse kohta. Aga 5. mail me siia elama jõudsime ja nüüd on aastaring täis. Seega esmalt, enne kui ma võtan kokku mõned emotsionaalsemad mõtted tagasivaatel sellele aastale, siis läheme majatuurile. Kui me sisse kolisime, siis ma kahjuks kohe ei filminud majatuuri, et milline ta oli sellel hetkel, kui me siia esimest korda tulime, aga üsna alguses ikkagi vist nädal-paar pärast sisse kolimist ma selle tuurivideo tegin, nii et nüüd ma tegin selle video siis niiviisi, et need tulevad seal kõrvuti, et 2022 mai ja 2023 mai, nii et saate niiviisi kõrvuti neid vaadata, et mis on muutunud, mis ei ole muutunud, natukene räägin seal siis ka peale. Aga ma loodan, et ei ole liiga segadussääv neid niimoodi kõrvuti vaadata, aga niiviisi on, ma arvan, põnevam ja eks saate siis äkki mitu korda vaadata, kui on huvi midagi täpsemalt näha. Aga lähme siis tuppa! Tere tulemast siis Raagatalu eluruumidesse. Nagu te näete, siis ega siin muudatusi ei ole olnud rohkem kui lihtsalt asjade ümbertõstmise näol, sest ilmselgelt, nagu te ka eluruumide läbikäigult näete, siis prioriteetsemad asjad on ju need, mis olid meil vajalikud kohe ära teha majas sees elamiseks, ehk siis köök ja vannituba ja nii edasi, et siin esikus ja väiksel verandal eriti midagi toimunud ei ole, kuigi tulevikus on plaanis. Nii, astume siis sisse meie kööki ja juba taustalt on näha sealt ka elutuba, et kõik on palju kirjum ja värvilisem. Köögiga oli meil siis niimoodi, et sisse kolides eelmise aasta mais oli meil seal ainult üks pisike suvilaköök, sest see talu oli kasutusel suvilana eelmistel omanikel. Ja meil oli siis kohe oluliseks asjaks planeerida endale võimalikult suur köök sellesse väikesesse pinda, sest meil ei mahtunud juba siis asjad tubadesse ära, nii et Woodhammeriga koostöös saime endale uhke ilusa köögi disainida ja valmistada. Nii, see on meie magamistuba. See on see viimane eluruum siis meie kodus, kus me ei ole teinud mingit renoveerimist, et mööblit on küll ümber tõstetud seal tubadest omavahel, aga tegelikult on kõik üsna sama. Aga loodame esimesel võimalusel saada siis võimaluse teha põrand ümber ja ümber teha seal natukene. Ja astume leenutuppa, mis oli siis minu esimene äge projekt selles majas, mis ma üritasin täitsa üksi kätte võtta, et lihvisin põranda, värvisin ja disainisin siis kogu toa uueks ja see on nii tore ja armas tuba ja ma olen sellega nii rahul. Ja läheme edasi elutuppa, mis on siis köögiga avatud. Seal eelmise aasta tuurivideos näete, et diivanid olid meil juba selleks hetkeks ostetud. Tegelikult oli sisse kolides seal päris teistmoodi juba, aga jah, ma millegipärast selle tuuri tegin natukene hiljem, nii et natuke oli juba muudatusi toimunud, aga vaadates seda, siis tegelikult võrdlus on ikkagi päris drastiline, et see ahi on mul siis ära värvitud ja just see köök ja kõik ja põrand on meil ka värvitud valgeks, et ta oli halliks värvitud, aga see on meil ka plaanis ikkagi ära lihvida puiduks, nii et võtame värvi täitsa maha, aga lähme siis meie talu pärli juurde verandale, mis on nüüd siis natukene hubasemaks sisustatud, et ta ei ole küll ka ideaalne, aga seal hängida on ikkagi väga mõnus ja kõige suurem projekt loomulikult on lagi, millele panime siis valge laudise ja värvisime need talad valgeks. Aga siinkohal siis lõpetame ja läheme vaatame üle vannitoa.
vannituba jäi siis sellepärast algsest tuurist välja ja tuleb eraldi klipina, sest eelmine aasta ei olnud siin midagi muud kui lihtsalt pime mullane ruum, ehk siis see on juurdeehitus. Meil on siis pikk rehetalu, siin tegelikult katuse all palju ruumi on, aga enamus sellest ei ole veel elamuspind, nii et vannituba on siis meil esimene juurdeehitus. No nii, meie esimene aasta siin. Kust alustada? See kõik imal jutt, mida ma seal alguses rääkisin, on täiesti tõsi. See terve aasta on möödunud nii, et iga päev ma mõtlen sellele, kui õnnelik ma olen, et ma olen siin, kuidas saatus või mis iganes tõi meid siia, kuigi meil olid täiesti teised plaanid, me pidime ehitama maja Nelijärvele ja tõesti, kui keegi oleks öelnud 2022. aasta aprilli alguses, et aasta ja 1 kuu pärast on teil oma talu, teil on 2 last. Kõik see oleks lihtsalt kõlanud uskumatult, absurdselt, sest et see kõik siin on lihtsalt veel imelisem, kui ma oleks osanud loota, et täiesti uskumatu, on ju. Sulle ka meeldib see väike krõge. Aga enne kui veel heietama hakkan, siis kohe värskelt siin pärast kodutuuri räägime siis üle, et mis me talupidajad siis oleme suutnud siin aastaga ära teha. Mul on nii hea meel, et me tegelikult kõige olulisemad asjad tegime nii ruttu ära selle esimese suvega põhimõtteliselt ju. Me siis esimesel suvel meil sai aed ümber. Meil on siis paneelaed, võrkaed seal taga metsa pool ja ees on siis ilus puitaed. See on väga suur projekt. Enne majja kolimist see on kindlasti üks asi, mida ma olen saanud palju rääkida, et enne oma maja omamist või üldse majja kolimist mul ei olnud aimugi, kui palju maksavad asjad. Iga väike asi maksab. Ja maksab ka aega. Et kui palju võtab iga väike projekt aega, lihtsalt mingisugune mõtled, et aia püsti panek. Mis see siis on? Ei teadnud lihtsalt. Ja see, kuidas see projekt aega võttis ja raha loomulikult. Uskumatu lihtsalt, aga meie jaoks oli see nii oluline investeering, sest juba enne maja ehitust või ostu meie rääkisime, et koerte pärast eelkõige peab olema meie kodul aed ümber, nii et seal ei olnud mingit küsimustki. Aed sai ümber esimese asjana. Ma arvan, et kui meil praegu aeda poleks, siis on küll selline tunne, et koerad oleks kuskil teises külas. Et alguses, kui meil suvel aeda polnud mõned kuud, siis nad veel alles harjusid siin selle oma hoovieluga, nii et nad ei läinud niimoodi müttama, aga nüüd nad on küll nii koduselt tunnevad ennast siin, et nad oleks 7 tuule poole kuskile uudistamas. Vot, aed esiteks on ju. Nii, ja suvel alustasime ju projekte nagu vannituba ja köök ja leenutuba ja põhimõtteliselt kogu kodusisustamine, aga projektideks võib siis nimetada leenutuba. Leenutuba. Ma olen sellest rääkinud küll, igatahes leenutuba sai, siis suvel alustasime kohaliku türiettevõtte Woodhammeriga köögi planeerimist. See sai valmis novembris 2022. Ja siis vannitoa planeerimine algas vist sügise alguses äkki ja see sai valmis aasta lõpuks. Ehk siis tegelikult isegi saab öelda, et mitte oma esimese aastaga siin tegime kõige suuremad olulised projektid ära, vaid isegi ostuaastal, et aastavahetusel sai juba kokku võtta, et me olime kõik need asjad siin ära teinud, et
Aga noh, selle siin elatud aasta teine pool ikkagi möödus ka oluliste sündmuste saatel, et muude nokitsemiste kõrval ju olin mina lapseootel, et me kolisime mai alguses sisse ja raseduse alguseks sai lugeda juba juuni lõpuni, et enamus siin elatud ajast olen ma olnud lapseootel ja Mooni sündis siis nüüd aprilli keskel. Ja seega esimese aasta sisse mahtus ka teise lapse sünd. Ja mis sündmusi meil siin veel on olnud siis? Meil oli tegelikult sisse kolides, oli meil sama arv seltskonda nagu praegu. Meil oli 2 kassi, kass Maia, kui te mäletate, aga kahjuks tal tekkis kasvaja, ta lahkus meie seast augustis eelmine aasta. Nii et ta nägi ikkagi mõned kuud siin seda meie elamist ära ja sai ka nautida oma viimased kuid. Aga nüüd on meil siis 1 kass, 2 koera, 2 last, 2 täiskasvanut. Et algselt oli plaan, et oleks kõiki 2 kass ja 2, aga kasse on meil nüüd 1. Aga vot, see aasta siin lihtsalt maailma pikim aasta. Ei jõua ära imestada, kui pikk saab tunduda üks aasta, elu pikim aasta, elu ägedam aasta, elu tähtsaim aasta. Ma arvan, et lihtsalt me nüüd ei arvestagi aastaid enam jaanuarist jaanuarini, vaid mai alguseni, et see Raaga talu meieni jõudmine ja meie temani jõudmine on ju loomulikult elu üks kõige tähtsamaid sündmusi peale, ma ei tea, abielu ja laste sünde ja koerte võtmisi ja seda, et lihtsalt nii õnnelik on siin olla. Ja ma lihtsalt korrutan ennast kogu aeg, sest et ei jõua ära imestada. Aga mis meil siin siis veel plaanis on? Noh, me siin loodame katusevahetusele, et jah, sellest küll me jõuame rääkida ja küll me jõuame tegelikult ka kõikidest muudest asjadest rääkida ja varsti hakkab äkki toimuma midagi huvitavat, et tuleb siin sisustusteemasid ja hakkame ju suurteks aiapidajateks siin vaikselt, et meil mõlemal ju Assoga on tegelikult esimene kogemus elada oma majas, et me mõlemad oleme elanud ainult korteritest, kuigi me oleme põhimõtteliselt nagu justkui peame ennast nagu maainimesteks. Et no mina olen ikkagi külast pärit, aga korterist siiski. Asso on linnast pärit, aga mõlemad oleme sellised, kes on väga palju kokku puutunud maaeluga vanavanemate kaudu. Vana. Et meil ei ole see võõras, aga see ise maja omamine on ikka täitsa teine lugu, et aga õnneks meile kõik see väga meeldib. Meie pere kvaliteetaeg on koos toimetamine. Muidugi laste kõrvalt võtab kõik hästi palju aega ja kõik on nagu, aga noh, see ongi elu, mis ma siin vabandan nende laste taha kogu aeg ette taha. Et meile igatahes väga meeldib siin aias toimetada ja õppida, et aiandushuviline on minus olemas, aga kogemus oli mul täiesti 0. Et liialdamata ütlen, et see talu pidamine siin on minu esmakordne elukool või praktika siis sellise päris aiatööga. No selles mõttes, et okei, lapsepõlves vanaema peenral või kuskil midagi ikka paluti teha, aga ma ei ütleks, et see mingi kogemus on olnud, et ma ikkagi siia tulles alustasin täiesti 0-st, et hakkadki pihta, et kutsusin ema siia, ütlesin, et näed, mul on siin peenar, mis sellega teha tuleb. Ja siis
õpingi, et näed, võilille tõmbad sügavalt juurega välja ja näed, see on umbrohi ja see on umbrohi ja no selles mõttes ma ikkagi teadsin, mis on kühvel ja mis on reha ja ma nii kauge ka pole, aga mulle meeldib kõike teha kohe õigesti ja selles mõttes on mul raske, et ma ei oska ju seda kõike siin. Aga ma teadsin algusest peale, et ajapikku, tasapisi, samm-sammu haaval ma õpin, et kõike ei saagi korraga õppida, et iga pisike oskus tuleb lihtsalt läbi praktilise vajaduse, et vaatad, et peenar on kole, mis siis tegema peab või tahaks viinamarja kasvatada, kuidas seda istutada, tahaks ilusaid lilli, kuidas see käib, et ma loodan, et see kuidagi inspireerib võib-olla teisi ka, et need, kes maale kolivad, ei ole kuidagi uhuud, vaid täitsa tavalised inimesed, kes naudivad loodust ja ei pea olema kohe selline 100% maakas, et oled sündinud mingi reha käes ja oskad kohe kartuleid panna une pealt ja kasvuhoonet korras hoida. Ma ei oska kasvuhoonega mitte midagi veel teha, ma ei oska istutadagi midagi, aga ma olen siin, et õppida ja ma tean, et iga aastaga tuleb neid oskusi aina juurde. Ma juba näen, et võrreldes eelmise aastaga, kuidas areng on toimunud ja see ongi positiivne, et ikka edasi, mitte tagasi. Et kui ma praegu istuksin jalad seina all ja peenrad oleks võililli ja ohakaid täis, siis oleks natukene nagu kurb äkki. See aasta said ju isegi õunapuud meil kõik lõigatud ja peenrad on täitsa viisakad, panin siin multsi igale poole ja minult on ikka küsitud, et kuidas te elate siin maal, noh just selle emotsiooniga, et mis te siin nagu teete ja kuidas te siis käite ja kõik see. Aga ma arvan, et see on elustiili küsimus, et esiteks, et mis on kaugel, millest me kaugel oleme. Ja ma saan aru, mida selle küsimusega mõeldakse, et linnast kaugel. Aga kujutate ette, ma ei tahagi linna minna, et kõik, mida ma armastan, mida ma tahan teha, kus mulle meeldib olla, on seotud koduga või loodusega ja kuna see kõik on siin lihtsalt nii imelises muinasjutulises vormis olemas, siis mis ma veel oskan tahta? Ma tahangi olla siin. Ja see on nii tore, et meil tõesti on nii inspireeriv kodu, et minu sellised loomemahlad on ka nii lahti läinud ja ma tõesti käin siin ringi iga päev ja pildistan ja filmin ja kõik lihtsalt on nii ilus, et paneb mind kunsti tegema ja teiega jagama ja mul on nii hea meel, et ma saan seda kõike teiega jagada, sest et tagasisidest on näha, et sellised igaüks teist saab mingisuguse oma moodi täiesti mingi killukese või inspiratsiooni või motivatsiooni millegi jaoks teie elus ja see teeb mulle nii palju rõõmu ja ma olen nii tänulik, et te kõik olete siin meile kaasa elamas, sest mulle tõesti meeldib jagada seda kõike ja kuidagi siis inspireerida teidki leidma rõõmu lihtsatest asjadest ja sellisest aeglasest elamisviisist üheskoos looduse ja kõige sellega, mida see koht siin pakub ja kõike muud ja nii edasi. Et võtamegi siin siis nende tänusõnadega otsad kokku. Nii äge on olnud see esimene aasta. Esiteks kõige pärast, mis meil on ja teiseks ka teie eest olen ma väga tänulik, et see kogu kesade pesa kommuun, mis meil on tekkinud, on nii vahva ja toob mulle nii palju rõõmu iga päev, et mulle meeldibki siin ju oma pesas niimoodi peidus olla, aga siiski läbi interneti
saan ma teilt ise ka nii palju motivatsiooni, inspiratsiooni ja sellist positiivset energiat, et minu elus ikka on isiklikke tuttavaid sõpru, kes kuidagi vaatavad nagu viltu võib-olla või kuidagi tunnen, et saan nagu sellist tagasisidet selle siin elamise kohta, et miks te elate siin või noh, selline emotsioon, aga kuna teie meid jälgite ja meile kaasa elate, siis teilt saan just nii palju positiivset ja see innustab mind ennast ka veelgi rohkem siin elades elu nautima ja kõike seda jäädvustama ja imetlema, et kui palju pisikesi ilusaid killukesi on iga nurga peal ja kui äge on seda kõike siis jäädvustada ja teiega jagada. Nii et suur südamlik aitäh teile ja järgmiste aastateni. Tšau!